Näiteks neiu ütleb mulle praegu, et teda häirib. See koer võib olla ohtlik, ta võib olla haige ja ta kurat haubub. Too mulle labidas, ma löön ta maha. Ei saa. Tundub ebanormaalne? Kindlasti, jah. Need on Jerry ja Mõmmik, vahvad ja elurõõmsad õuekutsad. Mõni aeg tagasi aga eutaneeriti nad Viljandimaal Viiratsi vallas Väluste külas. Eutaneerijaks oli loomaarst Jaan Lääts. Kutsade eutaneerimist ehk lastekeeli magama panemist ei maksaks aga sõna-sõnalt võtta. Asi oli valutust hukkamisest seekord ikka väga kaugel, sest lõppkokkuvõttes tappis loomaarst nad hoopis labidaga pähe tagudes. Väluste külarahvas ei saanud esmalt arugi, mis toimub. Jaan Lääts vuras oma pruuni Žigulliga maja ette ja kukkus koos abilisega kutsasid süstima. Keegi teda kohale ei kutsunud ja mees ilmus justkui välk taevast. Süstid aga koertele ei mõjunud ja Jaan võttis kasutusele juba tõhusamad meetmed. Tuli see sulane, siit oli ta selle koera võtnud, käppa pidi, tagu jalakulla. Oli kinni ja vedas mööda seda maad aknalust ja siis ema jooksis välja karjudes, et ma kutsun teil politsei, kui te kohe ära ei lõpeta. Ja nad viisid koera sinna, kus teine must auto seisab, seal oli mingi käru, panid sinna käru peale, aga koer hüppas välja kärust ja täpselt sinna teise akna alla nagu magama, pikali heitis. Ja siis nad läksid uuesti selle mõmmi juurde. Ja siis ma vaatasin, hakkasin ema köögiaknast vaatama, et mida see sulane teeb siin, et siuke tokk käes ja koeral jalad taeva poole, et mis siin toimub. Ta lausa poob koera, sest et ta seisis siin oma 10-15 minutit niimoodi selle koeraga. Et see oli laus poomine, et ta poost ühesõnaga ülesse, et kindel olla, et loom surnud on, aga ju ta siis ei surnud veel, kui veel labidaga pidi lööma. Mida Jaan ise ütles vabanduseks, kuidas ta selgitas midagi, mis ta rääkis? See oli nagu niimoodi üle ka öeldud, et aga meil pole aega. Ja siis, kui see lõppfaas oligi lõpus, siis nagu öeldigi, et niimoodi, et osa rohtu on veel alles, et ühe kassi jagu on veel rohtu alles. Tegelikult sai see kurb lugu aga alguse juba kevadel, kui ootamatult Mõmmiku ja Jerry perenaine, 44-aastane Ülle Kikas suri. Sõbralikust ja lahkest naisest jäid maha 4 last ja 4 koera. Pärast emakese matuseid võttis peretütar Anne nii enda kui ka emalapsed kaasa ja üüris Viljandis suurema korteri. 22-aastasest noorest neiust sai üleöö 5 lapse ema. Mõmmik ja Jerry jäid Välustesse. Neid lubas toitma hakata kõrval trepikojas elav sugulane. Siolgu nagu, mina ei tea, vihaseks sain rohkem ja siis oli kurb ja et üldse räägitud ei olnud midagi, et meil oli muidu kokku lepitud niimoodi, et enne talve siin siis, kui ei leia kohta, et siis aga niimoodi mingi lambist lähevad jääst pääst ja siis veel piinatud neid seal niimoodi. Tulime linna, et linnas on paremad võimalused, et hakkama saada, et maal ei ole tööd ega midagi. Et natukene raske, eks ta linnas ole ka raske, muidugi üürid asjad on kallimad, aga töövõimalusi on rohkem selle eest. Väikse koera võtsite kaasa? Ühe võtsime kaasa, teise saime ära anda, meil oli 2 väikest koera. Väluste külarahvas ei saa aga noorukase Anne Leinast ja Viljandisse kolimise põhjustest aru. Annet ja lapsi süüdistatakse lausa koerte hülgamises. Jerry ja Mõmmik pole tegelikult majarahvale kunagi meeldinud ja nende pärast on palju kismasid olnud. Reporteri külla saabumine küttis aga kohalikud keerulised suhted lausa taevani. On need tegelased ülejäänud. Kes need loomad jätsid siia õue peale? Kus on see hooldaja, kes pidi neid hooldama? Tema ema. Tema ema, aga kas tema hooldas? Kus on see ema? Me peame praegu kõik siin ringis olema. Terve see seltskond, kes olid siin osalised selles loomasaagas. Et see majarahvas hakkas siis nende koera söötma. See koer ikka mängis lõhkus nende potide pannidega selle uudi juures. Oli niimoodi, läks päevi. Kui koer niimoodi karjus appi, siis oli need, kellel hakkas ale, see läks viis koerale süüa. Ja niimoodi kestis siin juba siin suvest saadik. Nurga Karla 45, ta vaikse moega kõva töömiis, kas sõnniku hark või vikati varseid, muuks lihtsalt aega ei jätkunud hall. Kohalike sõnul on Jaan igati hea südamega ja tore maamees. Pärast Tšernobõli tuumapaugu likvideerimist elavat Vennike külarahva arvates, aga siiski justkui omas maailmas.
Kuidas aga Jaan siis ikkagi mürgisüstlaga välustesse sattus? Keegi teda ju ei kutsunud. No kuidas see lugu üldse alguse sai? Ma tean, et päev oli ilus, hommikul ärkasid, mõtlesid, päike paistab. Hommikul väga vara. Siis, kui ma une pealt raadiot kuulasin, välja kuulutati ettevõtlusnädal. Ja mida see siis tähendab? Et ette tuleb võtta niisuguseid asju, mida kogu aeg on edasi lükatud või ei taheta teha. Ühesõnaga ebameeldivaid asju. Ja siis sa võtsid kätte, mõtlesid, et lähen löön need korrad maha. Kas sind keegi kutsus ka? Otseselt ei kutsunud tooba. Aga miks sa arvasid, et nad peab üldse magama panema? Sest majavanem Rosenblatt-Tarri seletas mulle juba enne, kui ma seal kunagi käisin. Teda häirivad need koerad. Kui kuradi üks konn ütleb, et teda häirib, et loom augub, siis ei saa minna looma magama. Ootamatult selgub Jaani jutust korraga, et võika tapatöö olevat korda saatnud hoopis augukaevajana kaasa võetud Vardjatalu peremees Hillar Moora. Hillar istunud Jaani väitel omal ajal kolhoosi traktoriga naistes käimise eest ka 8 aastat vangis. Sealt saanudki ta julmad kombed külge. Augukaevamisega peaparandust teenida lootnud Hillari sõnul, aga tõpratohter päästab vaid oma nahka ja vassiv nagu jaksab. Mina võtsin koera selja peale ja viisin augu juurde sinna. Aga koer ei surnud ära Jaan Labidaga leidnud. Ei olnud nii. Oli. Aga jätta nüüd. Point oli selles, et sa üritasid teda siis augu ääres. Lõid. Aga mille pärast teda puua vaja oli? Poosid sina ju. Ma ei poonud teda, ma võtsin ta selga. Jaanil oli kaegas ja silmus ja ma võtsin selga, ma ei jõua viia suurt koera niimoodi muidu. Andis Labidaga seal augu ääres. Mõlemale, jah? Tähendab, nad kumbki surnud ära, ta pani mõlemale Labidaga. Süsti on õige. Säh sulle siis litsentsiga loomaarsti. Miks aga asi siis nii nihu läks, et lausa lingu ja Labidaga pidi koerte kallale minema? Tegelikult ma ei löönud koera. See ei olnud vaja, ei olnud. Aga härra praegu ütleb, et panid Labidaga. Nägid. Sa lõid koera Labidaga veel. Ta ei olnud surd, jah? Süstis ühte koera 2 korda, teist 2 korda. Ja ikka koerad elast augu ääres lõi Labidaga veel pähe. Koerad on suured. Selle võrra läheb mürki rohkem vaja. Aga see õige mürk oli mul otsakord. See ei olnud õige mürk. Oli küll tegelikult. Tema ei tea selle lugu. Tema ei ole rohtudega tegemist teinud. Doktor Jaan Läätsa huvitavaid ja eesrindlikke hukkamismeetodeid on uurinud ka Viljandimaa veterinaarkeskuse inimesed. Viljandi veterinaarkeskus võttis asjaosalistelt seletused, ütlused. Jaan Läätsa suhtes teostati tema kohustatud tegevuste kontroll. Avastatud puuduste kohta tehti ettekirjutused ja määrati kindlaks nende täitmise tähtajad. Algatati väärteomenetlus ja karistati teda väärteomenetluse korras rahatrahviga. Nagu isegi kuulsite, jäeti Jaan Läätsale tõpratohtri litsents alles. Puuduste likvideerimise jutt oli aga lausa veider. Selle järgi peaks siis Jaan Lääts Mõmmiku ja Jerry uuesti ellu äratama ning seejärel nad juba korralikult eutaneerima. Umbes nii võis ju veterinaarkeskuse spetsialisti jutust aru saada küll. Ma sain 1000 krooni trahvi, täpselt nädala tagasi maksin selle ära, et ehk sellest piisab. Anne Haljasoks aga võitleb leinaga, kasvatab 5 last ja püüab ellu jääda. Sünkmustad murepilved on selle perekohal. Julm koeratapp tegi asja vaid hullemaks. Eriti raske on aga Mõmmiku ja Jerry tapmist selgitada pisiperele. Mängisin nendega ja tõin süüa nendele ja krõbinaid, koerte krõbinaid. Tihti arvutist oma kutsade pilte vaatavad lapsed ei saa õnneks veel paljustki aru. Üht-teist nad paraku siiski juba mõikavad. Nemad tapsidki Mõmmi ja Jerry ära. Aga miks nad tapsid, tead sa ka? Jah, lihtsalt, et nad ei tohi magada omal koha peal. Pole kahtlustki, et proua Ülle koerte lõpp oli vääritu ja väga julm.
Isegi kui nad maeti siia ilusast peast, siis nende piinad tänaseks on lõppenud ja enam ei saa neile liiga teha. Ei ükski loomaviinaja ega ka käpardist loomaarst.